Ma olen kuulnud huvitavaid edulugusid nendelt meestelt, kes on läbinud selle online kursuse Parim armastaja, kus mehed on jõudnud selliste vägevate seksuaalsete uute tippudeni oma elus. Aga samas on sellel ka oma tagasilöögid, millest ma tahaksin täna rääkida. Et mõni mees kurdab, et aasta hiljem on ta tagasi sellises kohas, kus tal vahekord kestabki seal 5 minutit ja ta tuleb kohe ja kui ma hakkan uurima, et milles siis asi, siis selgub, et on jäetud ära need praktikad, mida ma kursusel õpetasin. Ja siin tuleb aru saada, et see online kursus ei ole nagu jalgrattasõit, mille ükskord õpid ära ja elu lõpuni on selge. See on pidev treening, see on seotud teatud lihastega meie kehas ja selleks, et seda taset hoida, tuleb seda endale pidevalt meelde tuletada, teha neid harjutusi ja praktiseerida. Teistmoodi see ei tööta, et see on elupõline õpe ja kui sa oled selleks valmis, siis sa pead arvestama, et see treening kestab eluaeg. Ja need harjutused ei ole keerulised, neid ei ole liiga palju, aga kui sa teed neid järjepidevalt, siis sa aina kasvad. Kui sa neid ära jätad, siis toimub ka degradeerumine ja oled algpunktis tagasi. Nii et arvesta sellega, kui sa valid selle parima armastaja tee, et see on elukestev õpe ja ära anna alla. Edu sulle!